Ma ei tea, kas sa oled kunagi lugenud C.S. Lewise raamatuid. Näiteks Narnia lugusid, millest on ka filme vändatud, või siis Pahareti kirjapauna, mis pani mind nooruses selle maailmakuulsa kirjanikuga esimest korda kokku viima. Üks on selge. Lewise teosed jutustavad ikka hea ja kurja vahelisest vastasseisust. See vastasseis on vaimne ja moraalne, aga puudutab nii või teisiti ka füüsilist ja materiaalset maailma. Kahe vaimujõu vahel käib moraalne sõda, aga sellest on kistud kogu vaimumaailm ja iga inimvaim. Me ise ka. Aga me ei pruugi seda lihtsalt teada või isegi tähele panna. Vaimumaailm on meie eest peidetud nähtamatusse. Ja nii võidakse arvata, et vaimumaailma polegi olemas. Aga nähtamatus inimsilmale ei tee iseenesest midagi olematuks. Tänases teadusmaailmas näiteks tunnistatakse neutriinode ja kvarkide ja gravitonide ja tumeaine olemasolu, ehkki see kõik ootab alles avastamist. Siiski ei peeta seda ebareaalseks. Samamoodi on ka vaimumaailmaga. See pole irreaalne, vaid reaalne maailm ja sellest järgnevalt juttu tulebki. Minu nimi on Meego Remmel. Olen üles kasvanud kristlikus kodus ja elanud aastakümneid ka kristlikus abielus ühe ja sama armastava naisega. Meil on kingitud 2 last, kes on tänaseks oma abikaasadega võinud meid rõõmustada juba kokku 6 lapselapsega. Puhas rõõm nende armastusest. Samas ma teen tööd õppejõuna ja teenin kaasa 3D koguduses, nii kogukonna kui õpetusaru juhtimises. Ja täna ma tahangi teiega jagada, mida õpetab piibel püha vaimu ja paha vaimu kohta. Loeme piiblist, mida Jeesus ütles. Tuul puhub, kuhu ta tahab, ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Niisamuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Ja veel ütles Jeesus, aga kui mina Jumala vaimu abil ajan kurja vaime välja, küllap siis on Jumala riik jõudnud teie juurde. Neis ütlustes annab Jeesus edasi kokkuvõtliku nägemuse vaimumaailma toimimisest ja püha vaimu väest paha vaimu vägede üle, kui me lubame Jumala kuningriigil meie elu päästa ja valitseda. Jeesus kinnitas, et tema tulekul ja toimel on Jumala riik jõudnud teie juurde. See tähendab palju rohkemat kui oodatud liiklasvägede abi saabumine rindele võitluses agressoriga. Jeesus näitab, et tema kohalolu teeb inimeste ümber otse kui jumaliku kaitsekilbi ja selle vastu pole kurjuse jõududel enam mingisugust meelevalda. Samas ajab Jeesus Jumala vaimu abil kurja vaime välja, ütleb ta. Ka sealt, kus nad on enne saanud maad võtta. Vaimumaailma võitlust ei pruugi me näha füüsiliste silmadega. Küll aga heiastub see vaimumaailmas, vaimusilmas ka. Vahel võivad sellega kaasneda ka välised märgid, aga enne kõike seesmised. Samamoodi osutavad tuulepuhangud nähtamatu õhu liikumisele. Seda saab jälgida puude või lipukeste lehvimises või kõrvaga kuuldavas kohinas. Tuul puhub, kuhu ta tahab ja sa kuuled ta häält, ütles Jeesus. Kuid ei tea, kus ta tuleb ja kuhu läheb. Siis, kui sa ei oska tähele panna Jumala vaimu tuule suunda mingite väliste märkide ja vaimuliku mõju järgi inimelus, me lihtsalt elamegi teadmatuses. Niisamuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust, ütles Jeesus. Kurjuse jõud peavad nende elus taanduma ja esile tuleb headuse jõud, kes püha vaimu isiklikult oma ellu kohalolu võtavad. Tema kinnituse saavad juhtimise, väe, vaimuandide ja viljaga saavad täidetud. Nii olen mina ka aastate pikkuses kristlikus teenimises võinud näha Kristuse vaimus totaalseid inimelude muutumisi. Kes on vabanenud erinevate teemonlike jõudude meelevadast, kes on tunnistanud, et Jeesus on issand ja Jumala riik valitseb nüüd üle kõige ja üle kõigi minu elu üle. Sõna otses mõttes nad on päästetud inimesed. Kaardimooride ennustused ja pahatahtlike inimeste needused on korraga kaotanud oma väe ja meelevalla. Kunagi tehtud kurjadel tegudel, öeldud kurjadel sõnadel, mõeldud kurjuse mõtetel pole enam inimesele nagu mingisugust meelevalda, inimene ei allu enam sellele. Püha vaim, kes asub usule tulnud inimese ellu, tõrjub paha vaimu välja ja piirab kurjade vaimude tegevus välja inimese palve peale. Püha vaimuga täidetud inimelus ei ole kurjade vaimude tegevusel enam lihtsalt ruumi. Temas olete ka teie, ütleb piibel.
sellest ajast peale, mil te saite kuulda tõe sõna, oma pääst evangeeliumi ja kellest teiegi saanud usklikuks, olete kinnitatud tõotatud püha vaimu pitseriga. Just nii püha vaim täidab meid elava Jumala osadusega. Aga osadusest kasvab välja õnnistatud elu, täis armastust, rõõmu, rahu, pikka meelt, lahkust, headust, ustavust, tasadust, enesevalitsust, mis kõik on püha vaimu vili, ütleb piibel. Samas me loeme sealt, kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Järelikult ei valitse püha vaim meie elu üle meie tahtest ja palvest sõltumatult, automaatselt, vaid püha vaim toimib siis, kui me oleme talle avatud ja seda soovime. Siin ongi konks, mida kurjad vaimud pahatihti ära kasutada püüavad. Kui me ei ava ennast pühale vaimule, vaid laseme end kaasa kiskuda selle maailma algjõudude mõju välja, võime sattuda paha aimamata paha vaimu meelevalda. Religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar on sellest rääkinud näiteks seoses okultsete tegevustega. Inimesed võivad nendega kokku sattuda kas või mängeldes, nagu näiteks kaartide panemised või taldrikute keerutamised või astroloogia või ufodega tegelemine. Loomulikult oskab teemolik maailm manipuleerida ka meie inimlike kalduvustega. Olgu seksi, raha, võimu, menujanu või ka kõiksugu meelemürkidega, mis lasevad meid tegelikult lõdvaks enesevalitsuse mõttes. Me pidurid lastakse lõdvaks ja korraga aheneb ka meie vaba tahe. Me võime nii tahes või tahtmatult avada oma teadvuse ja ka alateadvuse jõududele, mida me viimselt ei kontrolli. Püha vaim ei toimi aga meie elus vastu meie tahtmist. Seda teeb paha vaim, sellepärast teda nimetatakse pahaks vaimuks või kurjaks vaimuks. Ta tahab inimesi vägisi omaenda kontrollile allutada. Me teame, et kurjus algab just sealt, kus inimesele midagi vastu tema tahtmist peale surutakse. Jumal ei suru ennast kunagi peale. Ta on ülimalt delikaatne. Tunneme seda nii Jeesuse puhul kui ka püha vaimu isiku ja tegevuse juures. 3D koguduses sai hiljuti ristitud vend, kes oli aastaid seotud erinevate sõltuvuste ja meelevaldadega. Algul tundus, et ta saab nendega oma tahtsi vabalt mängida. Lõpuks oli aga nii, et kõik need jõud mängisid oma tahtsi temaga. Ta oli vaimselt täiesti läbi ja rabeles abitult teemonlike jõudude meelevallas, ütleb ta. Ja siis ta kirjutab oma kogemuse loos järgmist. Ma ei tea, kaua see kestis. Nutsin, sosistasin, palusin. Kõike seda ja teist ja kolmandat. Olin täiesti jõuetu ja minust ei olnud neile võrdset. Ma ei tea, kust see tuli või kuidas see tuli, aga lõpuks lipsas mul palves Jeesuse nimi üle huulte. Olin see mina või miski pani selle mulle mõttesse pähe, seda ma ei tea tänase päevani. Niipea kui Jeesuse nime välja ütlesin, nägin hämaras toas valgust, koheselt. See oli lohutav, julgustav, jõuduandev. Kogesin tema armu. On raske sõnadesse panna, milline kergendustunne mind tookord valdas. See oli täielikult maaväline kogemus. Teemon aga põgenes hirmuga eemale. Isegi mina tajusin tema hirmu. Ta kadus läbi maja seina ja väga kiiresti. Minu sees valitses vaikus. Kordasin uuesti oma kohmakat palvet. Täna on see mees vaba mees, usumees, kristlane, vend Kristuses ja meie koguduses. Ja ta võib tunnistada, et ainuüksi Jeesuse nimes on pääste, ei kelleski ega milleski muus. Kui ka sina täna võiksid tunda, et vajad päästmist hingevaenlase orjusest või vaimu maailma kurjadest jõududest, siis piibel kinnitab sulle ka. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse. Just praegu seda videokõnelust kuulates võid sa peatuda ja palvetada koos minuga. Jeesus, palun sind päästa mind. Ma tunnistan oma pattu ja sõltuvust, mis seob mind vaimumaailmas ja inimelus. Palun vabasta mind sidumisest ja päästa oma vaimu vabadusse. Ma tunnistan, Jeesus, et sa oled ja jääd mulle ainsaks issandaks ja valitsejaks. Ma tänan, et sa võtsid minu patukoorma ja kurjuse maailma rünnaku enda peale, kui sa läksid ristile ja läksid surma minu ja kogu maailma lunastamiseks.
ma usun sinu ülestõusmisse surnuist ja selle ülestõusmise väe valitsemisse ka minu elu üle. ma elan edasi sinu päästesõnumi ja igavese elu tõotuse järgi, kuna sa ütlesid, minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule, kes usub ja on ristitud, see päästetakse. tänu, Jeesus, et sa kuuled mind ja vastad mulle. tänu, et sa täidad ja juhid nüüdsest ise mu elu püha vaimu läbi, sest piibel kinnitab, parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks saamiseks. ning siis te saate püha vaimu anni. Sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal me issand enese juurde kutsub. Laske end päästa. Elame ajastul, mida tuntud kirjanik Stefan Zweig on iseloomustanud kui ei ammugi enam kuradit ja vaevalt veel Jumalat uskuvat sajandit. Paha vaim, vanakuri ise, kui nii tohib väljenduda, teeb kõik selleks, et me tema isikulises olemasolus kahtleksime. Või vähemalt tema reaalsusest kuidagi nii tõsiselt võttes läbi ei läheks. Samamoodi tahab ta tekitada segadusi selles, kes ja milline on püha vaim. Ja mida kujutab endast vaimuga täidetud elu? Nii on püha vaimuga seoses väga palju arusaamatusi ka erinevates kogudustes ja ka koguduste vahel, rääkimata kirikute vahelistest suhetest ja erinevatest vaimulaadidest ja spiritualiteetidest. On erinevaid vaimulikke praktikaid ja teenimisviise ka erinevates kogudustes. Teame, kui piiblilt loeme, et juba kristliku koguduse sünnipäeval, nelipühapäeval, mida tänagi üle maailma pühitsetakse, tekitas püha vaimu üleloomulik tegevus palju küsimusi ja eriarvamusi. Võime sellest täpselt lugeda näiteks piibli apostlitegude lehekülgedelt apostlitegude raamatust 2. peatükist. Aga ka järgmistes peatükis meile räägitakse järjest püha vaimu erilisest tegevusest erinevates olukordades, eri inimeste juures, erineval viisil. Kõik see on pannud küsima, kuidas siis püha vaim toimib. Aga piibel näitab, et püha vaim on isikuline ja isikupärane vaim. Ta on jumalikult loominguline. Ja just sellise isikuna on ta üleloomulik tarkus ja vägi ning juhtimisvõime ja nõuanne, mis võib ületada meie inimlikku arusaamist ja ka maiseid loogikaid. Ta ei ole alati ühtemoodi toimiv, küll aga ta on üks ja seesama hea Jumala armastuse vaim. Apostel Paulus oli ka seda kõiki isiklikult kogenud. Ja kui ta seda seletab korintlastele oma kirjas, siis ta ütleb nii. Te teate, kui te olite paganad, siis te läksite tummade ebajumalate juurde. Just nagu oleks teid tagant sunnitud. Seepärast ma teatan teile, et ükski, kes Jumala vaimus räägib, ei ütle, neetud on Jeesus. Ning ükski ei suuda öelda, Jeesus on issand muidu kui pühas vaimus. Armuandides on küll erinevusi, aga vaim on seesama. Teenimisviisides on erinevusi, aga issand on seesama. Ja väeavaldus on erinevusi, aga Jumal on seesama, kes teeb kõike kõikides. Aga igaühele antakse vaimu avaldus ühiseks kasuks. Kõike seda teeb üks ja sama vaim, jagades igaühele eri osa, nõnda nagu tema tahab. Sest nii nagu ihu on üks tervik ja seal on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus. Sest meie kõik oleme ühe vaimuga ristitud, üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe vaimuga. Sest ihu ei ole üks liige, vaid paljud liikmed. Olen aastate vältel õppinud hindama ja väärtustama, kuidas püha vaim võib erinevates kirikutes ja erinevates kogudustes tegutseda ning inimeste elusid muuta ja kasutada otse kui erinevates keeltes. Eri vaimulaadides ja spiritualiteetides saadakse Jumala kogemusest aru ja antakse seda ka edasi natukene eri keeles. Igaühe keel on teatud viisi usklikuks kujunemise arenguloos omaks saanud emakeel, sinu usukeel. Ja Jumal kasutab meile mõistetavat keelt. Tänu Jumalale selle eest. Tema jaoks on oluline, et me temast aru saaksime. Ja üle kõige, et meie elus kõrguks jumalik ja inimlik armastus. Jeesust järgides teame ja arvestame, et kõik muu, mida Jumal ootab, on kokku võetud käsus armastada. Armastada Jumalat ja kaasinimest nagu iseennast, ei rohkem ega vähem. Ja kui on ebaselge, kas mõni imetabane vaimuavaldus või mõni prohvetlik karakter, kas ta ikka lähtub pühast vaimust? Kas ta ei ole äkki paha vaimu agent?
Jeesus annab meile väga hea olulise juhise järele mõtlemiseks. Ta ütleb, hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seespidi aga on kiskjatundid. Te tunnete nad ära nende viljast. Ega viinamarju korjata kibuvitstelt, ega viigimarju ohakalt. Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Kuradi plaanides on segadused talle meele järgi. Need tekitavad arusaamatusi ja lõhesid. Kristlik karakter ja suhtlus kannab alati head vilja. Piibel ütleb, prohvetite vaimud alistuvad prohvetitele, sest Jumal ei ole korratuse, vaid rahu Jumal. Nõnda, nagu on kõigis pühade kogudustes. Viimselt on püha vaim siis Kristuse keskne Jumala armastuse vaim. Paha vaim on enesekeskne, ennast armastav, ennast austav. Nii lihtne see ongi. Piibel ütleb, armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi. Kas nad on Jumalast, sest palju valeprohveteid on läinud välja maailma. Te tunnete Jumala vaimu sellest. Iga vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust. Lihasse tulnuna, see on Jumalast. Ning ükski vaim, kes seda Jeesust ei tunnista, ei ole Jumalast, vaid see on antikristuse oma, kellest olete kuulnud, et ta tuleb. Ja nüüd ta juba ongi maailmas. Teie lapsed olete Jumalast. Ja olete nad ära võitnud, sest see, kes on teis, on suurem sellest, kes on maailmas. Mäletan, kuidas ma noore pastorina sain kutse ühe satanisti juurde. Ta oli palju kurja teinud ja isegi vangis olnud. Seal oli ta lasknud oma õlale tätoveerida ka saatanliku kurjuse näo. Selle juurde oli kirjutatud inglise keeles need for devil ehk vajadus saatana järgi. Ma ei teadnud, kuidas toimida, aga ma palvetasin ja võtsin kaasa veel ühe venna Kristuses ja läksime siis selle satanisti juurde koju. Leidsime eest ühe noore mehe, aga ta oli vaimselt täiesti läbi. Ta kössitas diivanil, suutmata isegi rääkida. Kui ma siis talle Jeesuse nimel päästet kuulutasin, tärkas korraga temas mingi usk. Ja üle ta huulte tuli soov saada vabaks saatana meelevalla alt ja päästetud Kristuse kuningriiki. Ma palusin talle siis oma suu ja oma südamega korrata seda palvesõna, mida ma juba olen osutanud. Kui sa oma suuga tunnistad, Jeesus on issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta surnust üles saanud, siis sind päästetakse. Ja kui ta siis palve peale aamen ütles, oli ta kurja meelevallast vaba. Ta täitis kirjeldamatu rõõm, rahu, seesmine vabadus. Püha vaim astus tema ellu ja pani ta elu täiesti uuel viisil särama. See oli väliselt ka näha. Oli jõuluelne aeg ja ta käis maja ukselt maja uksele meie kiriku piirkonna läbi, kogu linnaosa. Andis kõigile edasi kutse jõulukirikusse, sest me seal kuulutame, ärge kartke. Vaatama kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale. Teil on täna päästja sündinud, kes on issand Kristus. Psühholoogiliselt on sellist radikaalset elumuutust väga raske seletada. Vaimulikult on see arusaadav. Inimene võib saada päästetud ka kõige kurjema paha vaimu meelevallast. Inimene võib leida vabanemise Jumala riigi väes ja Jumala vaimus, nii nagu Jeesus kinnitas. Kui mina Jumala vaimu abil ajan kurja vaime välja, küllap siis on Jumala riik jõudnud teie juurde. Tuul puhub, kuhu ta tahab ja sa kuulete häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu ta läheb. Nii samuti on kõigiga, ka sinuga, kes on sündinud vaimust. Kui sa Jeesuse nimel täna usupalve Jumala poole ütled, siis Jumal vastab sulle oma vaimus. Jeesus tõotas, paluge ja teile antakse. Otsige ja te leiate. Koputage ja teile avatakse, sest iga paluja saab, iga otsija leiab, igale koputajale avatakse. Aga missugune isa teie seast, kelle poeg palub kala, annaks talle kalasemel mao. Või kui ta palub muna, annaks talle skorpioni. Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam isa taevast annab püha vaimu neile, kes teda paluvad.